Järgmine on meil kavas hea uimerind, hea ja halb arhitektuur külaühiskonnas. Vabandust, külakeskkonnas. Panen selle siit ära. Jätame sulle selle taha. Külaühiskonna pilt. Ega pärast sellised värvikaid ettekandjad on raske esineda. Ma kirjutasin eile õhtu endale ühed katkendlikud teesid ja ega ma katsun hästi lühidalt teha, et mul on prillid käetes, ma ei näe järsku neid muidu. Et hakkaks sealt pihta, kus eelmise seminari avamisest ma mäletan, et ma alustasin seda juttu moodsa demokraatilise maailma olemusest ja 3 hüüdsõnast vabadus, vabadus, vabadus. Ja tegelikult Ave Paulus palus mul rääkida nagu kole arhitektuurist esialgu, aga sellest ma ei taha rääkida, sest me oleme seda ükskord katsetanud Arhitektide Liidus, me püüdsime nagu kole arhitektuuri kataloogi teha, aga seda ei ole üldse lihtne teha. Sest vaataja on ilu silmades ja see ilu ja on vaataja silmades ja seda ei ole nii lihtne üldse teha. Head arhitektuuri on palju lihtsam välja sõeluda. On. Aga ikkagi vabadus, vabadus, vabadus. Kus koha pealt see tuleb ja miks see nii ikkagi on? Et see on niisugune kaasaegse meie ühiskonna niisugune vabadus, et üksikisikul on vabadus saada seda, mida ta tahab. Et see on nagu põhivabadus meie praeguses ühiskonnas. Ja siis ongi nii, et alustame siis selle eelmise seminari esimese lausega, et ta sõidab tänapäevases globaliseeruvas maailmas, ta sõidab kuhugi Miamisse, Marbeiale, Honolulusse, siis ta tuleb, natukene on seal, siis tuleb tagasi ja ta järsku tunneb, et ta tahab täpselt samasugust asja siin saada. Siin oma koduks samasugust asja. Ja see vastuolu globaliseeruv maailm versus paikkondlik kultuur, väike paikkondlik kultuur, see on ikkagi üks fundamentaalne vastuolu ja ega siin kergeid lahendusi polegi. Sest ütleme, et seesamane, võtame selle meie väikse Lahemaa kaitstud paikkondliku kultuuri, mis on tekkinud aeglaselt piirkondlikute mõjudega, mis on omanäoline, ääretult kaunis looduskeskkonnas ja mille niisuguseks apoteoosiks on ka meie oma rahvapärane arhitektuur, eks ole, eesotsas rehielamuga. See on kõik absoluutselt midagi muud kui meie globaliseeruv maailm. See ja teine, mis pärast seda sissejuhatust mul üks sõber, restaureerimisarhitekt Jaan Jõgi tuli minu juurde, ütles, et sa ütlesid sõna modernism. Sa ütlesid sõna modernism. Et nii sa ei tohi öelda siin meie keskkonnas. Ja tõesti modernismi baas ja olemus, see on pisut teistsugune kui see traditsionalistlik arhitektuur või ja kogu see keskkond, millega me praegu püüame siin tegeleda. Ja see globaliseerunud modernistlik arhitektuur, see on ikkagi niimoodi, et kui ma seda kuskilt telekas või kuskilt niimoodi, eriti Aasia piirkonnas seda nagu näen, siis mul tekivad ikkagi külmajudinad nagu selja peale. Ja see on kohati ikkagi väga hirmus. Ja selle uue globaliseerunud, niinimetatud modernse arhitektuuri mõjus ja meie uusrajoonides, meie buumiaegsetes ehitistes rohkem, kui me karta oskame. Aga seal samas jälle modernsust ei saa nagu eitada, nii et ma natukene nüüd nagu analüüsiksingi seda modernsuse ja selle traditsionalismi nagu sellist vahekorda. Sest kui me võtame kas või Lahemaa, ma püüdsin hästi kiirelt seda niimoodi, ega siin palju näiteid ei ole, aga ütleme see samane Jaani poolt kunagi esitatud pilt, kus August Vollberg seisab maketiga, see samane Muuksi maja, eks ole, ta enda maja seal, et tegelikult, kui me hakkame seda konteksti vaatama, see Muuksi maja, Vollbergi Muuksi maja oli modernne maja. Kuigi kui me lähme praegu sinna, siis ta tundub, et ta on tüüpiline 30. maja, aga ta oli ikkagi omas ajas maja. Võtame pärast sõjajärgset Kotli suvilad, mida Lahemaal on küll vähe, aga Leele teab paremini, kus need rohkem on, eks ole. Võtame Aado Eigi Kaberneeme küla, selle Neeme tipu, kus ta 70-80 projekteeris selle niinimetatud Kiirovi suvilarajooni, kus ta enda majagi on, eks ole. Võtame Salmistus, ma olen näinud ilusaid 70. aastate suvilaid
traditsionalistlikke, aga sealsamas modernseid. Noh, võtame kas või Lahemaa territooriumil on kindlasti ka üks meie arhitektuuri tippnäide on Alam Murdmaa projekteeritud Valli Lember-Bogatkin suvila, eks ole, mis on küll täiesti erandlik olukord. Võtame kas või Villu Rohtla ja teiste uusvanade majade tegijate majad, mis on ikkagi, mõnes mõttes nad on toonud sinna mingi teatud modernse hinguse sinna sisse. Nad on siiski tuntavad oma ajastu kohased ja omanäolised. Et kui ma jätsin nüüd, ma arvan, et siin Urmase maju on seal ja Fredi maju on ka neid kindlasti ja ma olen sügavalt praegu juba seda meelt, et need majad olid äärmiselt olulised ja vajalikud omas kontekstis ja ajas. Me oleme 20. sajandi komisjonis ka mõelnud natukene nende niinimetatud Villu Rohtla majade kaitse peale, aga see on natuke vara veel. Me peame veel 20 aastat elama, siis me võime ka nende peale mõelda. Aga nad tõid kindlasti teatud uut elulaadi, uusi plaanilahendusi ja võib-olla mitte nii palju välimuses, aga just sisus. Nad tõid uut elulaadi Lahemaale. Ja siit ikkagi põhiküsimus, kui palju me tohime moderniseeruda ja viia ja olla üldse kaasaegsed olla piiranguvööndis. Need eelmised loengud natukene näitasid seda, eks ole, mis võimalused meil on. Ütleme, et mingi hetk minu nooruses oli postmodernism, mis oli nagu selline suht lahmiv, ameerikalik niisugune võimalus, et me tegime ühe kaarakna kuskile, siis ta oligi nagu traditsionalistlik see arhitektuur. Ei olnud tegelikult ikkagi. Aga praeguses arhitektuuri maailmas ma siiski näen võimalust, kus ääretult rafineeritud modernne arhitektuur suudab olla ääretult keskkondlik ja ääretult rafineeritud. Ütleme, et selles viimases, kus ma esimest korda sattusin Veneetsia biennaalile, arhitektuuri biennaalile, mida kureeris David Chipperfield ja tema seal mõningad valikud tema sõpradest ja sellistest töödest on küll sellised, et nad on ääretult kultuursed, rafineeritud, nad on moodsad, aga nad on ka ääretult keskkondlikud ja tundlikud. Aga see viib mind järgmisele mõttele, et ja kohe lõpetan. Mul on kuidagi nii palav siin. Ja see viib ikkagi sellele mõttele, et arhitektuuri vaatamata reeglitele, kogu sellele etteantud olukorrale peavad tegema professionaalid ja meistrid sõna otseses mõttes, sest see ei ole lihtne ülesanne. Selles suhtes ma usun ikka traditsioonilist Euroopa kultuuri oma meistrite ja arhitektide ühiskonda, kus määravaks on ikka oskused ja professionaalne tase, mitte praegune niinimetatud uue Euroopa uus nipp, odavam hind või parim pakkumus. Ja selles veendumuses ei muuda mind miski. Meid päästab ainult ameti professionaalsus, profid teevad asja ära ka keerulisema lähteülesande ja piirangute kiuste. Tänan tähelepanu eest. Nii, täname ettekandjaid. Nüüd on küll niiviisi, et meil on tunniajane paus ja peale seda tuleme tagasi.